Allo, tervist, kas Tiit Seiki kuuleb? Jaa, Moosse kuuleb. Jaa, Illar Kohv ja viinaõua siinpool. Kuule, räägi, täna on Tartus Zodiaagi baaris üks huvitav üritus jälle, et ehk sa tutvustad täpsemalt, et Jaanika Piiroja on siin üks uus artist, kes sul esineb seal. Jaa, kunagi ta pakkus ennast ise välja ja on tegu siis üks andeka inimesega, kes siis teebki 3 korda 40 minutit laivi ja rahvastab mõnusat tantsumuusikat. Nii et peo algus, nagu ma näen reklaamist, on kell 9 õhtul, Kell 9 õhtul ja asukoht ikka Riia 24B, Tartus siis kultusbaar Zodiaak. Ja uksed avatakse vist varemalt, kell 8 või? Kella 8 ja siis praktiliselt peale Jaanikat siis olen ka ise laval peale südaööd ja pidu siis kestab umbes kuni kella 3-ni. Kas plaate ka midagi müüakse seal praegu ei müüda? Ma pean vaatama, mõned plaadid mul vist isegi alles on, et praegu nagu uusi siit tellitud ei ole. Aga räägi nüüd edasi, siis praegust on täna 8. november, aga nüüd aasta lõpuni räägi veel pidudes, mis seal Zodiaagis sul toimuvad, või üldse, et rahvast tahab teada. Zodiaagis ongi nüüd see aasta ainult 2 üritust jäänud veel, et on tänane üritus ja siis on ju 6. detsember tulekul, et... Ohohoo, urrarra! See tuleb päris vägev üritus seal on kohal... Praegu on kistud see üritus igale poole skandaalidesse, aga rahvas peab ise aru saama, et kus on õeluse ja ütleme kadeduse piiri. Kuule, tead, need skandaalid käivadki kaasas selle värgiga kõik. Kui skandaali oleks, siis ei teakski keegi mitte midagi. Mida rohkem sa hästi teed, seda rohkem sa paska kaela saad. No aga nii ta ongi, see on kõikide puhul ju. Meedia ei saa ka muidu midagi ju kirjutada ega teavitada, kui seda ei oleks. Aga sellele lihtsalt käega rabad tähele, naera selle peale ja elu läheb edasi. Aga nii, et siis detsembris tuleb siis, kus peaesineks on strippar Marko Tasane ja siis külalisesineks on Arnold Toksma, popikoon ja suustaaria, kes ta on ja seal oleme... Siis on Illar Kohv lava peal. Ja koos Tiit Seikiga. Popstar Raits esitleb ka oma uut plaati, oma elu, millega ta peaks kohe ka hakkama saama ja välja andma. Et seda plaati saate juba siis detsembris osta seal koha peal koos autogrammidega tema käest. Ja tantsuansambles Kiili Miili, kes tõmbab selle rahva käima ja meil on ka jõuluvana, kes lavale astub ja rahvast lõbustab nii laval kui ka lava ees, et tasub peole kohale tulla, et ükskõik kelle pärast, et kas või iseenda pärast, et lõbus õhtu no ikka, jõulupüht. Aga kui mõned nüüd vaatavad seda videod ja küsivad, huvitav, kas ikka koht jagub, kas ikka veel on võimalik tulla, räägi, kuidas on, et kui palju sul neid vabu pileteid veel seal on seal... Ma olen praegu nagu jätnud selle piletisüsteemi niimoodi, et lõhk ei müü seekord ja ongi eelkõige mõeldud rahvale, sest nüüd ju see üritus on kõige suurem ju rahaline väljaminek on, et vaja ju ehitada kohe spetsiaalselt seal lasta ehitada lava, et artist oleks natuke kõrgemal rahvast ja kindlasti ka seal eesruumis ei oleks laudu, et rahvast mahuks rohkem sisse, kuna Zodiaak on väike koht, nagu sa tead, kuskil 200-300 on see piir, et ma arvan, et kui 200 piletit on müüdud, siis ka läheb see piletimik lukku. Ma annan kohe teada seal peolehel sellest, et praegu veel piletid on ja on küsitud, et miks siis nagu see piletisüsteem niimoodi on tänapäeval, mis see pidu tehtud, siis ma selgitan ka selle ära. Ei ole halva tahtel tehtud, see on just heas mõttes, et ühtegi inimest ei jää 2 silma vahele. Et kõik inimesed, kes pileti ostavad, ka inimeste nimed kõik ilusti kenasti kirja saavad ja koha peal nad oma piletit ka kätte saavad. No vot, ja see kord veel eriline sellepärast, et esimest korda esineb seal strippar Marko minu teada, et pole enne vist Zodiaagis olnud. Ja strippar Marko on väga tublit koostööd teinud ja tegelikult meil koostöö on väga hästi sujunud ja praegu kohe ütleme siin varsti mõne aja jooksul peaks väljuma meil ka uus laul koostöös temaga, et siukene vahva laul, et on pealkirjaks tal Vanaisa lõbutare, mida me siis oleme igal pool filminud üle Eesti ja see video ka, ütleme, muusikalugu ka varsti ilmavalgust näeb.
No vot, nii et sa kujuta ette, pole sellist, see on see erakordne sündmus, kus Arnold Oksmaa ja strippar Marko nagu ühel õhtul koos lavas on, nii nagu kunagi Anne Veske ja Märju Länik olid ühel laval seal, mis väärivad armastust kunagi kontsert oli mööda Eestit, et nüüd on nagu see samasugune värk, vägev värk. No jah, aga ütleme, austus peab olema, vaata teiste vastu ja minu silmis ei ole mitte keegi konkurent, vaid ongi iga inimene nagu seda peab võtma niimoodi, nagu ta on, ja pigem peab austama oma koostööpartnereid, kui kellegi seal tülitseda, et pigem ongi siin viimasel ajal käivad jutud, et Arnoldil ei lubata ei seda teha, ei seda no teha. seda me selle asja praegu kõrvale, see on kõik siuke muidu möla ühesõnaga, et Arnold Oksmaa kindla meelne, kui ta on lubanud seda, aga ta teeb, nii et räägi, kui need las koerad auguvad, karaval läheb edasi. See, et ütleme siin inimesed nüüd siin kadedusest õelused pori pilluvad selle peo kohta. Aga siin ma ütlen ühe asja kohe ära, et kõikidel teadmiseks, et näiteks Sopalehte Tartu Ekspress löön kohe ise välja sealt, seda lehte ei aktsepteeri, see ei tule, Õhtuleht on alati tere tulnud. Noh, jah, et vaatame, mis elu toob ja anname endast parima, tuleb megaäge pidu ja täna õhtu samamoodi, et on kõik oodatud tantsima. Zodiaki ja ükski inimene, kes siis tulemata, ütleme, kohale tulevad, ütleme, ka millest ilma ei jää. No vot, soovin jõudu ja edu ja me kohtume sinuga siis 6. detsembril ja sulle jõudu tänaseks ürituseks, ole tubli ja terve ja davai, tšau, järgmise korrani. Tšau.